Olen siis Kaimeli ja mina olen Melina. Kui me käisime Melinaga 12. klassis, siis me tegime oma lennulehe, mille raames me korraldasime ennustusvõistluse. Ehk siis näiteks, kes saab esimesena meist emaks, isaks, nagu ma just teada sain, siis kes emaks sai, et see ennustus juba läks valesti. Aga kui Melinale ennustati, et tema saab tõenäoliselt Nais Tammsaare, ehk siis, et ta avaldab raamatu, siis minu kohta ennustati, et mina teen tõenäoliselt eduka teed-kõne. Et ma loodan, et peale tänast tekki sinna võib väikse linnukese juurde panna. Aga eks ma näe. Jah, natuke räägime siis endast ka, et ma õpime ülikoolis, mina õpin siis Tallinna Ülikoolis riigiteadusi ja Kaimeli õpib siis Tartu Ülikoolis majandusteadust 2 aastat, et 3 aastat siin gümnaasiumis tundub juba natuke kauge, et me oleme väga tänulikud, et te kutsusite meid siia rääkima ja siis saame nüüd natuke oma kogemusi siis meenutada ja mälestada. Oli tore nostalgitseda ausalt öeldes. Ehk siis kirjandusolümpiaad, sellisel kujul see toimus esmakordselt. Ma mäletan, see oli päris huvitav. Sellel suvel, sellel õppeaastane eelnenud suvel ma ütlesin oma kolleegile, et mina elu sees ei loe kõiki Tõde ja õiguse 5 osa läbi, nagu elu sees ei loe, sest juba esimesega nagu higistasin päris korralikult. Aga siis kuskil pilve peal oli Pearu, kes oli nagu susi, su sõnu söögu. Ehk siis õpetaja Peekon võttis meil nätis kinni, oli nagu, kas te oleksite huvitatud. Formaat oli siis selline, et oli eelvoor, mis oli veebiteel ja siis oli lõppvoor. Eelvoor oli veebiteel, meil ei olnud väga palju siin nagu aega valmistuda. See toimus novembris. Pool tundi oli aega ja seal oli nagu liiga palju küsimusi, need olid väga pikad ja ma mäletan, et meie emotsioon peale selle olümpiaadi tegemist oli, et siit küll head nahka ei tule ja me tundsin ennast nagu väga lollina, sest selleks ajaks me olime läbi lugenud vist ainult Tõde ja õiguse esimese osa, aga seal küsiti näiteks olid tsitaadid ja pidid panema, mis raamatust see pärit on. Ja võib-olla see tunne ja tahe nagu seda tunnet tulevikus vältida oli põhjus, miks me valisime isegi nagu sõjaplaani et valmistuda siis lõplikuks vooruks. Ja me tegimegi seda väga süsteemselt, alustasime juba siis sisuliselt peale seda eelvooru ja hakkasime iganädalaselt kokku saama reedeti, et hakkasime neid raamatuid nii-öelda lahkama, lugesime läbi ja siis tegime erinevaid konspekte. Panime kõik need teosed endale ilusasti kirja ja neid tuli päris palju. Jah, et siis natuke taustast ka, et Tammsaarel on siis siuke 10 põhiromaani, mille me kõik läbi lugesime, pluss siis väga palju väikseid mingi pisiteoseid, paar näidendit, mida me ka üritasime käsitleda, ilmselgelt kõike mitte, aga selle suurema mahu ikkagist saime käsitletud. Ja siis Kivirähk, tema see nimekiri on veel pikem, 5 põhiromaani, 11 sellist põhilist lasteraamatut ja siis 5 näidendikogumit, mida me ka kõik läbi lahkasime. Kas te võiksite käega märku anda, kes on teist vähemalt ühe Tammsaare teose läbi lugenud? Kas on Tõde ja õigus 1? Kes on Kivirähki lugenud? Vähemalt ühe teose. Mida te lugenud olete näiteks? Võite paiga pealt lihtsalt. Mis Kivirähki teost olete lugenud? Lasteraamat. Kui tuua eelistusi, mis meile meeldisid, meil kujunes päris huvitavad, et mulle meeldis rohkem Kivirähk. Ja mulle meeldis siis Tammsaare rohkem. Eks me tasakaalustasime üksteist päris hästi, et kusjuures minu aegade lemmikumaid raamatuid ongi Mees, kes teadis ussisõnu. Ja näiteks Tammsaaret mulle väga meeldis Põrgupõhja uus vanamagal. Ja ma olin väga suur elu ja armastuse fänn, minu meelest see oli väga hästi kirjutatud. Ja siin on üks pilt, mis nagu päriselt visualiseerib seda, kui palju me raamatuid siis tegelikult läbi lugesime. No vist enam-vähem kõik, mis olid siis pabertrükil olemas meil. Mõned olid tükene just puudu. Eks päris korralik hunnik. Natuke räägime siis oma emotsioonides ka, et sai nutta ja naerda, see on siis pärineb ühest Kivirähki raamatust. Algusest tundus ikka, et seda jube palju ja see kõik oli nii hirmus, sellepärast, et ma mäletan, õpetaja Peekman pani meile selle listi ette, et hakkame siis lugema, et äkki lepime kokku, kes mida loeb. Kui lõpuks leppisime kokku, et loeme ikkagi kõike, siis oli küll selline, et ma ei tea, saame ikka hakkama. Aga õnneks meil oli nagu väga hea tiim, nagu ma ei oleks paremaid tiimikaaslaseid saanud isegi nagu tahta. Ja meie klassikaaslased nimetasid siis seda juba nalja pärastlõunaseks lugemisklubiks, et mis sa reede õhtul lõunal teed?
õigus jah, teil on see lugemisklubi. Ja isegi ma mäletan, et üks klassivend tervitused Timonile, kui ta seda vaatab, ütles, et no te olete nii palju vaeva näinud, et kui te seda kinni ei pane, siis ärge üldse tagasi tulge. No vist motiveeris, sest et me tulime tagasi ja koos võiduga. Kui me neid raamatuid analüüsisime, siis me ei teinud lihtsalt sellist faktiteadmiste kontrollimist, me ütlesime neid ka välja, aga me nagu päriselt mõtlesime, mida Tammsaare sellega võiks mõelda või nagu ridade vahelt otsida mingisuguseid mustreid. Ja siis, kui meil oli juba neid raamatuid rohkem, olime neid läbi lugenud, siis me hakkasime neid võrdlema näiteks, et ohoo, seal oli Oskar, seal oli ka Oskar, raudselt küsitakse midagi selle kohta. Ja me läksime ikkagi päris detailideni välja. Tagantjärele ma isegi liiga detailseks, aga see jooksnud mööda kirgi maha. Me alustasime Tammsaare teostega, aga ühel hetkel mina nagu tundsin, et kuidagi nagu, ma ei tea, kui te sööte korraga mingit asja liiga palju, siis ühel hetkel lihtsalt rohkem ei jaksa. Ja siis me tegime sellise switchi ja hakkasime Kivirähki uuesti lugema. Ja see oli minu jaoks nagu väga hea nauding, sest nad on küllaltki nagu erinevad, ikkagi erineva ajastu kirjanikud, mistõttu oli see selline hea vahetus. See protsess, mille me neid raamatuid lugesime, oli tegelikult ju 4 kuud pikk. Ja see oligi nagu, me elasime natukene nagu teises maailmas kohati, et selleks, et olla nagu jõuda, olla järje peal, pidid ikkagi iga päev lugema. Ja ma mäletan, et ma kogu aeg nagu mõtlesin, kui ma lugesin, et kas ma peaksin selle üles kirjutama, kas ma peaksin selle konspekti panema. Ja siis mul oli tihti õhtut, kui ma näiteks üritasin magama jääda, ma mõtlesin mingi teose peale ja siis lihtsalt ma esitasin mingeid küsimusi endale ja kui ma ei suutnud seda vastust välja mõelda, siis ma lihtsalt pidin moodist püsti tõusma, minema arvuti juurde ja vaatama, mis see vastus oli. Sest ma nagu kartsin, et kui need küsimused nagu tulevad minuni ja ma neid ära ei lahenda, siis äkki raudselt küsitakse lõppvoorus ja siis ma oleksin ennast maapõhja kirunud. No eks algus oligi kõige jubedam selles mõttes, et me ei osanud midagi oodata ka ja no Tammsaare on päris raske ka, ei hakka üldse valetama, aga mida rohkem sa lugesid ja analüüsisid neid, seda nagu kergemaks see läks ja isegi muutus nauditavaks, võiks öelda, kuni siis selle 3 liitrini. Jah. Siin on üks väljavõtt meie lahkamisprotokollist, et milliseid küsimusi me välja kirjutasime. Kas te näete lugeda, kas keegi osib pakkuda, mis raamatuga see on tegemist? Näiteks viimane küsimus. Kui kaua oli loo jutustamise ajaks Leemet olnud Põhjakonna valvur? 40 aastat. Eeskis teadis Süstisõnu, et see on üks raamat, me kirjutasime selliseid fakti küsimusi välja, siis me panime tegelasi, siis erinevaid tsitaate. Tsitaate me kirjutasime väga palju välja, aga see oli üks ülesanne, mis meil läks päris halvasti lõppvoorus, seega nagu üritasime küll, aga lõppude lõpuks oli see ikkagi üsna keeruline. Ja siis lisaks nende põhiteoste lugemistele meil oli väga hea õpetaja ja mentor, kes siis meid vedas teatrisse, muuseumitesse, ta andis meile erinevaid raadiosaateid, podcast'e ja veel nagu seotuid artikleid, mis siis võiksid aidata meil aru saada Tammsaare mõttemaailmast ja kuidas ta kirjutab. Ehk siis me ei lugenud ainult raamatuid, vaid see nagu töö oli veel suurem ja see hulk, mida me siis käsitlesime, see oli ikka päris suur. Teatris käiguga on selles suhtes hea, et näiteks Kivirähkil on neid näidendeid niivõrd palju ja see on nagu ühel hetkel kahelt hakkavad silmad nagu üle libisema, et võib-olla ei ole nii mõttega kaasas ja siis see teatris käik andis võimaluse justkui nagu eristada või panna seal kuidagi eraldi sahtlist, et sul oli see hästi meeles, siis tihti justkui nagu enda fantaasia sai nagu otsa, et see lugu täiesti nagu kaasa mõelda. Või siis mõne keerulisema teosega, näiteks me käisimegi vaatamas Juditit ja no Judit on päris keeruline teos, aga näiteks selle teatritüki vaatamine aitas siis seda paremini lahti mõtestada ja sellest paremini aru saada. Mina ei käinud, ma olin koroonas. Me tegime talle ülevaate hiljem. Ja siis me jõudsime Türist maalt ja rongiga lõppvooru. See oli naljakas, me jõudsime sinna kohale ja siis registreerisime ennast ja siis oli nagu, et nad on Türist. Ja siis me nagu, mis asja, et võtsime ennast nagu õige maakad, et mingi väikene külakolka kool. Ja siis saime selliseks inside joke'iks. Lõppvoor siis arvuliselt, et seal osales kokku 30 tiimi. Igas tiimis oli 3 liiget.
küsimusi oli 20, need küsimused ei olnud lihtsalt nagu üks fakti küsimus, aga oli sellised näiteks, et olid pealkirjad sassi löödud ja pidid kokku panema, see olid näiteks tegelaste eesnimed, väga palju selliseid erinevaid loovad. Väga huvitav, miks mul see meeles on, aga me saime seal süüa ka, aga see oli kastmata. Siis und saime päris vähe, sest see viimane nädal oli üsna intensiivne. Me tegime ka sellise suure viimase kordamise. Ma mäletan, et ma tegin slaidiseansi, kus oli 100 slaidi ja võtsin nagu kõikidest konspektidest erinevaid küsimusi kokku. Ja õues läks enne pimedaks, kui me lõpetasime siin. Kaimel isegi pidi vahepeal venna ära tooma lasteaiast. Ja siis ma jäin ukse taha kinni veel ja ühesõnaga tore seiklus. Kohtunik oli 3, oli üks naine. See oli üks naine ja siis oli Andrus Kivirähk ise ja siis oli Tammsaare maapealne asemik. Keegi oskab pakkuda, kes see võiks olla? Ma on ühe vihje. Ta on Martin Helme kaksikõde. No, õige vastus kõlasid eespoolt. Maarja Vaino oli siis ka žüriis ja see oli väga selline aukartust äratav. Sellepärast nad tõesti teadsid väga palju, et väga nendega vaidlema ei saanud minna. Kuigi me olime 3 tiimis, meil oli selline mentaliteet, et me oleme nagu be humble. Et tihti, kui inimesed vastavad viktoriinis õiges, siis nad on kõik nagu mingi jess, vaata nagu siis ma ütlesin, et meie küll hakkame neid emotsioone välja näitama, et oleme nagu poker face. Aga mina kirjutasin ja ma väga ei suutnud seda nagu talitseda ja siis ma kogu nagu mingi klõpsutasin seda ja siis ma mingi nügisin Melina Põlve ja togisin Miiat. Aga mis oli veel huvitav, et peale iga küsimust, iga tiim pidi vastama avalikult mingile küsimusele, isegi kui valesti nad pidid vastama. Aga juba siis me saime natukene aimu, et kõik tiimid ei olnud päris sellised valmistunud ette nagu meie. Et mõni oligi tulnud sinna lihtsalt nagu viktoriinile proovima, aga meie olime nagu täiesti väga süsteemselt lähenenud. Ja näiteks kui küsida mingeid ussisõnade tegelaste eesnimesid, me võisime une pealt neid öelda, aga näiteks enamik tiime neid ei teadnud. Seega see nagu väga näitas seda ettevalmistust. Ja siis meie poker face langes lõpuks, kui siis me saime teada, et me võitsime. Ma mäletan veel, et me läksime maha rahunema kuskile kõige ülesse korrusele enne, kui me võitja välja kuulutati. Siis me ei tahtnud mitte kedagi näha, me olime stressis. Aga iroonia oli selles, et me läksime raamatukokku siis maha rahunema raamatute keskele. Ja me jõudsime päris hilja tagasi, niimoodi, et ainult esireas olid pingid vabad. No me pidime sinna ette Maarja Vaino ja Andrus Kivirähki ette istuma. Ja ma mäletame seda, et Juditi uus väljalase tuli siis just kommentaaridega Maarja Vaino poolt ja me Miiaga olime väga suured Maarja Vaino fännid ja Juditi fännid, me tahtsime nii väga seda raamatut ja me lootsime, et me saame vähemalt 3. koha, et siis seda raamatut endale saada. Ja siis kuulutati välja 3. koht. Ei olnud Türi Ühisgümnaasium ja läks siis seekord niimoodi. Ja siis tuli see trummiparin ja esimene koht ja öeldi Türi Ühisgümnaasium ja ma mäletan, Miia vist karjus veel üle saali kogemata. Vabandust, Miia, kui see ei tohtinud seda öelda, aga see oli nii palju emotsioone. Ja see oli tõesti uskumatu, me ei osanud kuidagi käituda ega midagi teha. Seal veel kuidagi öeldesti huvitavalt, kui teine koht öeldi ära, et umbes, et esimene koht võitis äkki mingi 10 punktiga. Siis me nagu teem, küll nad on taibud. Nad on nii tublid ja vau. Huvitav, kuidas nemad ette valmistasid. Me endast tegime nagu kõik. Et jah, siis me saime ka auhinnaks raamatud, kinkekaardid. Siis mul on nii hästi meeles, et õpetaja Peekman, kes oli meiega terve selle reisi kaasas, tema sai lihtsalt kruusi. Aga pole hullu selles mõttes. Ja mida see siis meile andis? Kindlasti ülikooli elus tõi see meile eelise, sest et me oskasime juba niimoodi süvitsi analüüsida. Meil oli mingi kindel plaan ja distsipliin, et kuidas siis läheneda sellistele keerulistematele asjadele. Mina tunnen seda, et kogu see protsess, ettevalmistusprotsess andis mulle justkui nagu enesekindlust, et see ei ole väga vahet, mis koolist sa tuled. Tihti on olümpiaadidel see, et eliitkoolide vaheline võistlus ja meie oleme nagu lahe Türi Ühisgümnaasium, Türist on ju. Et siis sa kuidagi sisendas seda usku, et kui sa nagu väga mõtled plaani välja, sa midagi väga tahad ja oled selle nimel nagu nõus tööd tegema, siis on tegelikult nagu kõik võimalik. Ja näiteks ülikoolis on andnud mulle ka julgust võtta osa mingitest sellistest suurematest projektidest, isegi kui need on võib-olla sellised
mis ei pruugi alati nii lihtsalt minna, pead nagu enda eest rohkem seisma ja nii-öelda kaitsma oma ideid, siis see on andnud seda julgust, et kui väga tahad ja nagu ise põled selles teemas, et siis kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Yeah. Nii laege, kui see oleks, kõik on võimalik. No tuttav tsitaat, mis raamatust pärineb. Ja kuidas üldse lõppeb? Kuidas see lõppeb? Kamera on, ma tead ikka. Õige! Ja see ongi meie jutu lõppmõte, et tööda need vaevastab ka arvustus, et aitäh mõnus. Ei, tegelikult see on huvitav, et sellega oli päris huvitav lugu, ehk siis me saime näiteks teada, et Tammsaare oli ju üsna kuulus, et talle tehti selline, ta sai vist 60 või ühesõnaga suur juubelipidustus ja ta ei läinud sinna ise kohale, sest teda nagu häiris see mõte selles, kuidas kõik nagu tähistavad Tammsaaret, aga keegi tegelikult ei ole tema nagu loomingut lugenud ja nad ei tea, mida nad siis täpselt tähistavad. Ja siis seda fraasi on kogu aeg nii valesti kasutatud, et see on minu üks kõige üllatavam fakt, mis me nagu teada saime. Et kuidas te olete Tõde õigust ühte lugenud? Lõppes ju tegelikult niimoodi, et ei tulnud seda armastust. Et armastust ei tulnud, et see lõpu mõte jääb alati nagu, see on nagu kontekstist välja rebitud. Eks võib-olla pärast tänast oskate teie ka seda tsitaati mitte nii kergekäeliselt kasutada. Yeah. Ja siis see ilus mõte käis meiega pidevalt kaasas, sest seda ütles meile meie kallis õpetaja Veronika Peekman. Ja ma siiamaani endale tuletan seda vahepeal meelde, kui mul on nagu raske ja ma mõtlen, et ma ei saa hakkama ja siis ma tuletan meelde, et mulle öeldi, et te olete ilusad, tublid ja targad. Ja see nagu leevendab natukene mu olekut siis. Et kui üldiselt üldse raamatute lugemise puhul, et võib-olla gümnaasiumis on selline mulje, et ma pean selle ära tegema, ma tahan oma lugemiskontrollis head hinnet saada, et siis me tihti nagu jookseme raamatutest läbi, aga mida see kogu olümpiaadil osalemine meile õpetas, oli see, et tegelikult ainult lugemisest ei piisa, et sa pead ka nagu kogema neid raamatuid, ega nagu enda mõttemaailma justkui nagu laiendama ja näha seda lugu kuidagi enda kontekstis. Ja seda see kuidagi õpetas, lisaks veel võib-olla ongi nagu see mõte, et keegi ei sunni teid otseselt raamatuid lugema, te ei pea seda nagu tegema, aga nagu me ise ka tunneme, et näiteks kui ajakirjanduses kohtad erinevaid fraase, näiteks see oli tema Hiljuse kand või ongi mingid tsitaadid ja kui te ei ole neid raamatuid lugenud, te ei ole nende lugudega kursis, siis te ka ei saa nagu aru, mis see mõte seal taga tegelikult on. Aga seda see kirjandus tegelikult pakubki teile seda kultuursust ja üldse laiendab teie mõttemaailma, te näete erinevaid seoseid. Et lihtne on võib-olla võtta mingi noorteromaan, kus poiss ja tüdruk lõpetavad õnnelikult, et see on nagu kerge, aga üldse see kirjandustunnid siis üldse gümnaasiumist on õpetanud seda, et kuigi see alguses võib olla mõne, näiteks ma ei tea, kuriteo ja karistus võib olla päris raske, aga kui te koos nagu püreestate selle ära, nagu beebitoiduks ja te sööte selle raamatu nagu koos õpetajaga ära, siis tegelikult te saate aru, et see on ikka tegelikult gurmeetoit küll. Ja nüüd tagantjärele me oleme aru saanud sellest, et need raamatud, mida me lugesime selle ettevalmistusperioodi jooksul, ja me tahaksime neid uuesti lugeda. Mitte küll kõiki, aga... Mitte kõiki, näiteks Kuningal on küll. Millest sa rääkisid? Aga näiteks kui mina olen näiteks mingit raamatut uuesti lugenud, siis on huvitav näha, kuidas sa oled inimesena ise kasvanud, sest need raamatud nagu on kohati ajatud ja sa saad aru mingitest asjadest, millest sa ennem ei saanud aru. Isegi lasteraamatutega on nii. Kui sa saad vanemaks, siis sa saad sellest nagu päris mõttest ja sisust aru, seega ma soovitan teil ka lasteraamatuid uuesti lugeda. Minu meelest Andrus Kivirähk on ka väga ilusti öelnud, et lugemine on privileeg. Ja võib-olla üks paralleel veel, et ma kuulasin just Christopher Nolanit, olete võib-olla temast kuulnud. Ta on filmitegija, kelle Oppenheimer on vist praegu 10 Oscarile nomineeritud. Ja kui tema tahtis minna ülikooli, siis tema ise ütles talle, et filmi tegemine, filmitegija ei ole mingisugune amet. Ja siis ta läks hoopis inglise kirjandust õppima. Ja ta on intervjuudes öelnud, et tänu sellele ta saab, et ta seda õppis, ta saab nagu nendest keerukatest tekstidest palju paremini aru ja see on talle andnud ka selle käekirja teha neid keerulisemaid filme, nagu need võib-olla ka on, aga mis on ka sellised jällegi, kui sa saad aru, siis sa tunned ennast nagu väga hästi. Aga
täname kaasamõtlemist ja kuulamast, kui teil on mingeid küsimusi, siis palun tulistage. jah.